Matsuri 2026 on ametlikult avatud. Tere tulemast Drift Factory Matsurile. Täna ma ei ole siin üksi, vaid mul on kaasas Janne. Joo! Pole ammu käinud või vist? Pole ammu käinud, ilm on ülimõnus, rahvast on ülipalju. Autosid on ülipalju, nagu üliägedad, erinevad rahvused, ma tea, siin on Soome, Rootsi, Poola, Eesti on ju, Läti, Leedu. Meil on nii streediautosid, pro-autosid, pro-2 autosid, siin on kõike. Siin on, ma ei tea, BMWst, Suprast, Nissanist, Mustangist, Corvette'ist, oh my god! Mersusid on. Siin on everything. Kõik, mis siin on, üliäge. Lähme vaatame, mis siin toimub täpsemalt. Vaatame, lähme sealt poolt. Lähme. See siin on autonäitusala ja see on päris suur siin. Ja siin on see massive boksiala. Siin on sadu tuhandeid autosid. Okei, tegelikult nii palju ei ole seekord vähemalt. Aga üle 100 auto peaks siin olema, võistlusauto, pluss nende tiimid, boksid. Ma ei tea, siin on nii palju huvitavaid autosid, huvitavaid inimesi. Vaatame mõndasid võib-olla ka lähemalt, nii et tule! Ja esimesena vaatame üle ühe inimese ja ühe auto, kes võib-olla Petrolheadsi kanali vaatajale tundub tuttavam. See on üks mees, kes ei ole drifti sõitnud 9 aastat. Seda autot vist ka nähti, ma arvan, 5 aastat tagasi kuskil radadel. Ja nüüd see antiikne auto ja see autojuht said kokku ja mõtlesid, et võiks hakata drifti sõitma ja see on Henri Kalmist! Henri Kalmist on tagasi driftiradadel koos ühe legendaarse vana Supraga, millega sõitis siis kunagi Märt Kubas. No Henri, sa nagu sõitsid rinkat, sa sõitsid drifti, sa sõitsid rallikrossi nüüd sul tagasi drifti juures nagu... Ma olen paar korda elus hobikaardiga ka sõitnud. Ja. Aga 9 aastat on pikk aeg. Selles mõttes, et viimati sai sõidetud vist 2017 aastal nagu päriselt drifti, mitte et teeme talvel mingisuguse Bemmiga väikse külksi, vaid et päriselt nagu lähed rajale ja üritad nagu mingisuguse joone paika panna ja sõita. Ja hakkasin siis otsima midagi, millega saaks lihtsalt lõbutseda ja sõita. Ja käisin läbi nii-öelda vanad driftisõbrad, kellega koos on aastate jooksul asju tehtud, harjutatud, ehitatud ja tuli välja, et Märt Kubasel seal Puka kandis seismas üks sinine Supra, mis viimati vist sõitis nii-öelda võistlust 2021 ja siis uuesti 2023 ühe korra, aga see vist ei olnud nagu sõitmine, vaid lihtsalt kulgemine. Ja siis ütles mulle, et auto on iseenesest olemas. Sinu asi on ta sõitma panna, käima, toimima saada ja siis mine ja sõida, tee mis tahad. Aga kuidas Supra praegu vastu on pidanud? Et ma saan aru, et teil on väikseid tehnilisi jagasid, et kas need on tingitud siis sellest, et auto on nii kaua seisnud ja sellised? Auto on ropult kaua seisnud, et egas nüüd jah,
nii-öelda looduse meelevallas olev tehnika ei taha väga kaua ja hästi vastu pidada, et selle mingi 6 aja jooksul, mis see auto on meie käes nagu olnud, sai alustatud muidugi kõikide nende nii-öelda vigade otsimisega ja tuvastamisega, et mis on selle seismise käigus ära koolenud. Kuni selleni välja, et sai veetud hunnik uusi mootorijuhtmeid, sai põhimõtteliselt kõik juhtmed lahti võetud, kõik pinnid, otsad, küljest võetud, vajadusel üle joodetud, uuesti krimpitud kokku, uuesti termokahane, uuesti teip kõik, et sai igasugu asju tehtud, aga mingid väiksed kotermannid on seal sees, et vajutad gaasi põhja, oled põhjagaasiga, nagu alguses jõudu on korralikult ja siis järsku tekib niisugune asi, et auto hakkab nagu gaasiga mängima. On. Täpselt ei tea, mis piirab, oleme jõudmas juba sinna, et võib-olla varsti tuleb aju laua peale panna ja hakata vaatama, et kas seal kõik ühendused, asjad on paigas. No, praegu juhtus klassika. Kõigi muude tööde käigus lihtsalt ei kontrollinud pärast viimast rajal käiku lihtsalt pooltelje polte üle. Need olid ennast lahti kerinud ja andsin siin ühe korra sidurit vahele, et autol nurka natukene suurendada ja juhtus see, et pooltelje poldid tõmbasid raksti plantsist maha ja tuli hakata pooltelje polte siis hoopis tihvri seest kätte saama ja neid asendama. Head lühikesed vastused. Aga mis edasine mõte on, et täna me oleme siin Mandžuuris, on siuke chillax, vaata, saad rahulikult, ma ei tea, või siuke nagu trennipäeva moodi või midagi sellist. Aga kas nagu on võistluse mõtteid ka, et tõenäoliselt see aasta on nagu hakkab läbi saama varsti, et aga järgmine aasta? Sa tahad nagu sellised Soome vastuseid või tahad pika vastust? Ei tahaks neid Soome. Jah. Ma ootasin veidi pikemat, teate küll ju seda Henri katkematut jutuvada. Aga kuule, selge, jõudu sulle ja siis vaatame, kas saame midagi sealt raja pealt ka, jõuab ta sinna või ei jõua, midagi sai, aga kohe varsti jõuab. Edu sulle! Muide, siin on siuke lahe asi nagu muru mängus. See on nii palju erinevaid mänge. Siis, kui on driftil paus, saate tulla siia mängima täiesti bowlingut või viskate seda pehmet kotti sinna palli. See on palju asju nii lastele kui ka täiskasvanutele. No ja vaata, see on tegelikult hea selles mõttes, et okei, siin on palju teha, siin saad drifti vaadata 2 rajal autonäitus, aga vaata, see kestab siin ju mingi peaaegu 12 tundi või see ongi hea vahepeal teha midagi muud kui nagu silmadele puhkust või kõrvadele puhkust, kuigi siin on vist igal pool nii vali. Aga lähme vaatame, mis siin veel on. Ja. Süüa või? Kuule, aga siin on nii palju erinevaid söögivalikuid. Siin saad osta omale burgereid, friikaid, pitsasid, ükskõik mida sa tahad. Ja ma vaatasin, et see läheb sinna taha lõppu välja, see toidurivi. Muideks, kuna täna on nii palav, siis jäätise putka oli ka olemas. Jaa, lähme. Ja kui me siin juba kõnnime siin toidualas ja vaatame, mis süüa saab, siis tegelikult siin on pisematele ja ka suurematele, sest mina olen nende autodega sõitnud, on 2 rada. Üks on siis driftipultikad ja teine on siuke off-road. Mega tuus. Ma ütlen, et see ei ole tegelikult ainult lastele, suured saavad ka. Ja kui sa oled perega siia tulemas, siis siin on ka olemas lastele liikluslinnak. Lapsed saavad sõita elektriautodega siin ringi ja sa saad rahulikult drifti nautida. Kui sulle tundub, siis me ei ole Ülemiste keskuses. Me oleme ikka endiselt Mandžuuril. Okei, Nõmmena oli võib-olla. Aga see on see main track, kiire rada, kus sõidavad natuke võimsamad autod. Ja nad panevad täiega hullu. Siin on mingi 1, 2, 3, 4, ma ei tea, mingi 12 autot korraga rajad, teevad üksteist, aga ta on ta või massive! See siin on väiksem rada, veidi tehnilisem, kitsam, aga väga ägeda kallakuga, kus autod tulevad üles ja alla. Ja nagu näete, siin on üliraju.
päev hakkab vaikselt õhtusse veerema, kell on juba 8 õhtul, kuid see festival kestab kuni kella 11-ni. Ehk siis me näeme veel pimedas sõite ja me näeme, mis siin toimuma hakkab. Mõni osa sõitjatest on juba ära läinud, et rehvid on inimestel otsa saanud, küll aga paljud veel sõidavad. Lähme vaatame, kas saame kellegiga kaamera ette ja küsime mulli. Hello, Nasser. Hey. Nice to have you here. How do you like Estonia and this track? It's my first time actually in Estonia, even though we've been driving around Europe like a lot last year and this year. So it's my first time in Estonia. I like the people, I like the crowd quite a lot. And this event, I'm a bit shocked about how organized it is. I thought it would be chaos because it's Matsuri. Yeah. And because there's like a lot of, practice, beater cars and stuff. Usually these people don't like to follow rules. But I'm quite impressed that everyone's following the rules. It's very well organized. People are being safe. There's not people like flying by. It's a nice family, also friendly environment. And overall the layout and the setup and the idea is very nice. I also like that I think the track limited how many people can enter. Because if you just open it, I think it would be too much. So I think it's just the right amount of cars, Everyone gets to have good seat time. There's no crashes, there's no damages, there's no cars flipping. And I didn't try that layout. I tried the layout over there. It's nice, it's slow, but it's good fun. Yeah. I think it's a very good event. Yeah, I quite like it. So you should go and try this track as well. I know, but we only have big tires, we only have 285s. Yeah. So I think it might be too much stress on the drivetrain. But maybe we should try it. How comfortable are you when you are in a 10-car tandem on this track? To be honest, I don't know any of the drivers here. I only know obviously some of the drivers like Kevin Pessour, and there's Kevin Pessour's teammate. Yeah. And I think there's Edgar Progress over here. There's the GR86, I've seen him drive before, but I haven't really tandemed with much of them. Only me and Kevin have done quite a lot of laps this year. So I trust him so I can push, but then with someone else, I don't want to push it, and we have a competition next weekend, we have Drift Masters, so I don't want to really push it and damage anything. The car is working fine now, and we're actually doing work in between, that's why we're not driving a lot. So we're preparing right now for next It's good practice. weekend. Yeah, and because tomorrow we want to use the time to properly set up some stuff. And also after tomorrow we're going to Pessour's shop to finish some stuff on the car. So I don't want to push it too much and stress the car. We have 2 rounds left, and I want to keep it in a good condition. Yeah. That is my backup car. Yeah. So I was supposed to get into it, but I kind of don't like it anymore, so I'm just driving this. Yeah, you're driving with this car is way better. Yeah, I love this car. I love how it drives. My mechanic is actually driving that car for me, and I'm chasing him. I trust him, but he's a bit rusty, so a few more. Actually, we decide now I'm gonna push, so hopefully he can control it, because we haven't really pushed yet. Best of luck to you. Thank you very much, and thank you for having me. See you on Drift Masters. Thank you. Welcome back to Estonia. Yeah. How do you like this track? I already write a message in Instagram. I was in Matsuri about 9 years ago in Japan. Oh. I collect the same spirit, lovely, we help each other, you need the pieces and so on. And this is the real spirit of drifting. I'm quite happy, and Estonia is again an amazing surprise for me. Thank you. Really good. How's the car been holding up? Yeah, excellent. Still, we are not locked down for an electrical problem. I think it's something not expensive, because everything's run, we check the pump, everything, but the system don't allow the injection. Could be the ECU, could be whatever, but I really enjoy. I make the both track, and I think both are special. I must admit, a lot of people say the track with the jump is the best, but this one where you get the fast line, wow, it's quite amazing. I love it. So you like the both tracks, yeah? I think I will come back, because it's an experience, see a lot of people, and what is also excellent is
anybody go by themselves, he manage it themselves in a good way. And I must admit, I don't see any guy make crazy things or wrong things. Nice and good way. How do you feel driving with 10 cars in one tandem? Sometimes you get in trouble only with you, but it's not a big trouble because more or less I understand the skill of the guy are really good. If they are not let's say well trained, you see they keep the distance, and that means you have a space in case of mistake to arrange everything. It's not a crazy idea, but must be made with the correct way. Here, for what I see, it works because I don't see any accident between cars. Can we see you in 2 weeks in Pärnu? Yeah, I will. Yeah. I would like to stay till October to close also the Latvian. But sometimes my wife starts to blame me because more or less I tell her these are her holiday, but in reality are my holiday. By the way, thank for all. You are really good people, and Estonia really surprised me all the time I come. We feel like at home. I feel like in Japan. I really must admit, in Japan is the same. People coming, something happened, you have something, same attitude. And the Matsuri is real Matsuri. Yeah. Thank you. Best of luck to you. Thank you. See you soon. See you soon. Yeah. No kuule, tšau Tarmo! Tšau! Vaata, kelle me siin kinni püüdnud oleme niimoodi. Jah, raske päev on selja taga. Kes igaks juhuks, kui on mingil põhjusel keegi, kes ei tea, siis Tarmo on ka Drift Mastersi üks hindajatest sellest aastast. Tõsi, nii see on. Ja nüüd ongi siuke huvitav, et kuidas see nüüd siis, tähendab, tegelikult oleme siin peaaegu iga aasta siin Matsuril sõitnud näinud, et kuidas see on siin niimoodi hindajast tulla siis sõidurahele, et kui nüüd inimesed kõrvalt vaatavad nüüd pinksamalt, et näed, nüüd käid teisi õpetamas, et kas on nüüd ise ka siis? Ma pean tunnistama, et täna on nii mõnigi mind õpetama tulnud just selle sama asja pärast. Aga ei, mul on selline väikene auto, millega ma siis, kui vähegi aega on, ikka üritan mõne tiiru teha. Et see aasta äkki see on alles 3. kord, kui ma rajale jõuan, sest lihtsalt elu on kuidagi kiirevõitu. Aga jah, kui võimalik on, ikka tulen ja proovin ja no nii fantastiline üritus nagu siin, siis ei saa ju jätta tulemata. Aga kui nüüd sina, kui siis hindaja ja üldse sa oled siuke legendaarne, sa tead drifti umbes sama kaua, kui see siin Eestis on olnud, on ju. Kui sina näiteks sõitma lähed siuksel festivalil, mis ei ole ju võistlus, vaid ongi siuke fun, et kas sa oma peas ja oma siis instinktiga sõidad nagu rada või sa teed oma raja üldse, et kas sa mõtled kui kohtunik, kui sa sõidad? Seal on tegelikult niimoodi, et kui nüüd sa sõidad ees, eks on tegelikult ju me grupiga sõidame mingi 7, 8 kuni 10 autot. Hea on sõita välist trajektoori, sellepärast siis on jälitada ka hea. Kui sõita väga sisest trajektoori, siis järgmisel jälitajal on kehva. Aga kui sa oled rivi lõpus ja tahad järgi jõuda, siis sa tegelikult sõidad natukene sisemist trajektoori selleks, et lihtsalt eessõitjad kätte saada. Et siin on natukene vaba kava, sellepärast see väike rada on minu meelest ka parem, et see on kitsam ja natuke tehnilisem, mis tähendab, et seal ei saa liiga palju lollitada. Suure raja häda ongi see, et autod on väga erinevad, väga võimsad autod, sellised tikutopsid, igasugused muud vahepealsed asjad, et seal üks sõidab seest, teine väljast, üks on kiire, teine on aeglane, seal on nagu natuke raske korrigeerida. Aga ei, siin on väga hea ja eks ma ikka vaatan selle pilguga, üritan eessõitjate pealt õppida ja nii see käib. Nii see käib. Mis keegi on juba midagi, mis need kommentaarid olid, mis sulle öeldi, kui sa ei taha? Ei, no pigem tegelikult minu enda võistlusaeg jääb kuskil aastatesse 2011 kuni 2015, millest on tänaseks juba 10 aastat möödas. Ehk siis noorem generatsioon üldse tea, et ma kunagi sõitnud olengi. Et ma üldse sõitma ei taha, et ma oskan, aga et ma üldse suudan sellega hakkamagi enam-vähem saada, et paljud tulevad ütleb, mis asja, sa sõidad ka, sul on ka mingi auto, et jah, on küll ja jah, sõidan küll, kui vähegi võimalik on. Siin on paar seda Drift Mastersi sõitjad ka kohal, et kas nemad on sind juba siin näinud täna sõitmas? Jah, on. Nemad olid ka siis nagu... Ja ma näiteks selle Nasser Rahabaari ise kutsusin siia. Ise? Ja no Juha Rintaneni ma tean, jumal, palju aastaid. Et jah, nad mõlemad ikka nägid ja Nasser tahtis sellega sõita ka, aga kahjuks me sinna jõudnud, et oli tal endal tegemist. Aga on sul nagu endal ka mingi kihk või tuhk tulnud tagasi, et nagu võib-olla võiks nagu rohkem sõita, et võistelda uuesti või... Kui ma ausalt ütlen, siis ei. Et seal on mitu asja, üks on kõige olulisem asi on ajaline tahk. Et selleks, et võistelda, tuleb teha trenni või võistlusnädalavahetused on pikad
kui ma ausalt ütlen, mul ei ole väga midagi selle Drift Mastersi formaadi vastu, mida ma täna teen, ehk ma hindan. Elu on suhteliselt lihtne, sa lendad neljapäeva hommikul Berliini, lähed raja äärde, teed oma 2-3 päeva võistlust ära, surub kõigil kätt, lähed lennuki peale, oled õhtuks kodus tagasi. Valgekrae see... No kas nüüd valgekrae, aga selles mõttes see nii on, et kui sa ise lähed võistlema, siis sa 2 päeva valmistad ette, siis sa sõidad edasi-tagasi kuskile Riiga või Taugapilse või jumal teab kuhu Leetu, siis sa tuled tagasi, auto on katki, sa kõik on vaja maha laadida, sõbrad on vaja koju viia. Tarmo, miks auto katki on? Ega tulebki... No jaa, täna on terve, ma isegi imestan. Aga ei, ma ütlen ausalt, mul ei ole ambitsiooni võistlejana, et täna on see sport nii kiireks ja heaks läinud, et püüan oma teadmistega nii palju kui võimalik on teistele nõu anda ja enda lõpuks natuke sõita, et kätt soojas hoida. Aga üritustel nagu see on käia väga fantastiline, meeldib. Lõpetuseks, mis autoga sa üldse sõidad? See on Mazda Miata ehk Mazda MX-5, kes teab mis aastast, mingi 2000 algus äkki. Ja tavaline Miata kapoti all muidugi on natukene teistsugune mootor, kui Miatale tegelikult kohane on, et see on BMW 6-silindrine mootor E92 pealt N52 B30. Et siuke magneesiumplokiga kerge mootor, teeb siuke 205 kilovatti ja 325 newtonit väänet rattasse ja maailm nii väikeste rataste jaoks 15-toliste ratastega. See on hea, jah. Jah, et ta jõuab kerida küll. Siuke run and gun, et kogu aeg sõidad... Jah, paned kütust ja paned rehve ja sõida. Et see oligi mu eesmärk, et mul ei ole aega liiga palju nendega tegeleda, et püüan nii sättida, et oleks enam-vähem vastupidav ja siis saab sõita. Kas värv on valitud sinu ameti Jaa, on. Meil tegelikult on Ameerikas kontor Californias ja seal meil on E36, mis on täpselt sama liveriga. On jah? Ja meil on mingid Wisewebi lipud ka, mis on samasuguse liveriga ja kui hästi vaatate, Eesti Drifti Liidul peaks olema ka mõned Wisewebi bännerid, mis on täpselt sama taustaga. Et jah, see on hea, see kodune ülesanne vaatajatele. Ja. Aga kleepse peal ei ole nii, et ja mul ei ole sponsoreid kahjuks. See oli praegu küsimus, vaata. Ei olnud. Saame hakkama. Kuule, aga aitäh järgmine aasta jälle ju. Jaa, absoluutselt. Ja kuuleme näeme. Tšau, paka. Hi Edgar, good to see you here. Yeah, good to see you again. How was your day? Fantastic. I'm actually so tired. I've done like 20-something tires, used ones, but like fun time. I had drive-alongs with some people, like have fun, and I didn't crash it. That's the main thing. The car survived. We are, I think, ready for back to the season. How is the small track? Actually, I more like that one because we had like 10 cars in like one line and there is bang and plenty of corners and I thought it's like a little bit more fun because it was first time and the other one is like fast and tricky and sketchy and you can crash there easy and that's why it's blind corners. That's why this was felt comfortable, especially if you are with ride-alongs, you know. Yeah. And how do you feel when you're inside the 10-car tandem? Do you feel safe or? I never in pro class I never look back, but like this time when there is 3 guys and they want to kill your doors, I always back up looking a little bit like if they are safe because they are catching up with me and they don't have angles. But like everything was safe, everybody was polite, no big crashes. Hey guys. Hey. How do you like the Matsuri format? First time Matsuri in Estonia, I have been in Lithuania. It's actually fun. It's like I need like something like a winter beater, but better come. I enjoy it more and kick more doors because like I'm here without mechanics, only with 2 friends, and I better not to crash something because in the morning we already fixed my car with FaceTime to my mechanics because we are a little bit stupid. Yeah, I saw that story. That was cool. That was awesome. Did you fix it? Yeah, it just was only belt, but we needed some instructions. Okay. Last week I went to Riga, and every time you go to Riga, you have to go to Gepard factory. And I saw a little sign coming to soon Estonia. When is soon? This soon is already 1 year at least in my mind. I will ask for your fans to add a comment. Which city? I cannot choose Pärnu, Tartu or Tallinn. That's why please help me decide which city have to be the first one. Seega öelge, millises linnas, kas Tallinn, Pärnu või Tartu ja tuleb Kebab Factory Eestisse. Good luck. Thanks. See you soon. See you in Pärnu, yeah. Right? Yeah, sure. After 2 weeks, see you in Pärnu. Yeah. And actually, Tuesday already I will be Pärnu. Oh. We need a little bit of practice because these tracks are slower. That I hear is something crazy faster than Riga. Yeah. Need so we'll go see the nightlife in Pärnu, right?
Yeah, in Tuesday? Yeah. Yeah, Why not? I wait for this evening. There have to be show today. They said like, we'll see what happened this evening already. Okay, Yeah. see you guys. Okay, see you. Thanks. Matsuri 2026 saab sellega enda lõpu siin. So, Sam, I met you 2 years ago on Ultrace. Okay. It was awesome, fun. Now you're here in Estonia. How do you like it? Yeah, it's cool, man. It's the first time for us here in Estonia. It's been a long drive because it took us 2 days to come here, but man, it was worth it. It was amazing. Especially today was only the first day of our journey because we also staying for tomorrow. But it was already worth all the travel, man. How do you compare other Matsuris you've been before to this Matsuri? So this specific one today was a bit more strict with everything. Like a lot of marshals, rules, you know, all the clothing, closed windows and everything. That was a bit different than the usual Matsuri, because usually like Matsuri in Japan or the ones we do in Poland is like totally Wild West, you know. There's one marshal, whole track, and everyone just do whatever. Which obviously this is more safer. But yeah, just a bit less wild. But still, it was awesome, man. How did your car hold up? I cannot say that it's still in one piece because it's not. But this car, it's third season of it since we built it, and it's just working all the time. And now it's beat up from every point you look at it. But that's why when I drive it, I don't really care about, you know, destroying bumpers or lights or whatever. So that makes, I think it makes my driving a bit better. Okay, thank you and best Cool. of luck to you. Awesome, Thanks. thank you, bro. Thank you for coming.